4 kuud 4 kuud olid me eemal, by the way. Aga paljud inimesed olid ketas. Poisid, kus te olete? Ja nüüd, boys are back in town. Oi! Okay. Ma ei oleks tegelikult osanud arvata, et poisid niimoodi linnast tagasi on. Kõik kihavad. Ja ma isegi ei saa aru, miks tegelikult. No vaata, see ongi, tänase video point on siis selgitada välja. Mis tähendab PVH? Mis juhtus? Inimesed, kes ei tea, sest võib sattuda ka neid. Kindlasti. Tegime video sellisest kodanikust nagu Brigitte Sõnamunt. 1 nädal reaktisime. Esimesel sekundil oli nali PVH. 1 nädal BSH-ga. PVH. PVH, mis tähendab PVH? Sina oled PVH, või sa võite? Perse vahi. 1 nädal PVH-ga või? Ja oligi kõik, noh. Sa ütlesid, 1 nädal BSH-ga, siis tuli BSH. Ja siis ma ütlen lihtsalt, kuna alles 1 päev sa ütlesid, et Robin, sa oled PVH, sest et ma tõusin tooli pealt püsti ja seal oli märg. Sa ütlesid mulle, et ma olen persevahe higi, ehk siis PVH. Ja kuna mul tuli see kohe pähe, siis ma ütlesin PVH. Ja ma üldse ei mõelnud, et ma ütleksin seda Brigittele. PVH ei võrdu BSH, nagu meedia seda pani. PVH, me seletasime ka videos, PVH on persevahe higi. Ja kui sa oled normaalne inimene, kes on Eestis üles kasvanud, siis ütleme niimoodi, mina kuulsin seda väljendit esimest korda, no, isegi algklassides ma tahan öelda või? Ikka ammu. Põhikoolis kindlasti. No ühesõnaga, suvel vaata iistad ikka, no. Ja siis sa oledki tõused püstus on shortsid ka, vaata, sa ei tea, millal nagu seda õiget shortsi valida, vaata. Valge shortsi. Ei no valge shortsi veel, nagu sinine või mingi siuke. Siis sa näed kohe PV. Ei no, sa istud, vaata, istud seal kuradi soojal suve ilmal, vaata, tõused püsti. Perse iistab, no. Tõused püsti, sul sõbrad taga, vaata. Ja siis on see, et meil on majas PVH, vaata. Ja sa ei mõtle sellega tegelikult mitte midagi halba. Kui ma ütlen sulle, et sul on PVH, no, sorry, ma naeran sulle veits, aga sa oled ikka mu sõber edasi. Ma ütlesingi sulle tegelikult videos, et mina olen et sa oled suviti PVH. Ja sa ütlesid seda alguses. Sina oled PVH või suviti, ega sa ei solvunud? No ma hetkel ei plaani veel solvuda, aga ma võin veel. See on siis PVH tähendus. Mul on hea meel, et 20 aastat hiljem see PVH nüüd on vairaliks läinud. Mõtle sul tavaline lugevad. Mingi persevahe higi, vaata. Sul 20 aastat tagasi on meil kuskil koolik, vaata. Reaalselt kõik mingi, wow, tatikud alles avastasid nüüd selle, vaata. Bring back PVH või? Ühesõnaga, PVH ei olnud otsene referents BSH-le. Ma ei tea, kas tal on persevahe higi, ma ei tea, aga ma eeldan, et kõikidel inimestel on. Aga ühesõnaga, iga normaalne inimene saab sellest naljast aru ja nii lihtne ongi. Aga täna me lihtsalt seletame, kuna tegelikult see valutas kõik uudiskünnised, kõik on kirjutanud, kõik on meilt küsinud, vaata. Ja ka kodanik Susanne Vunt pani siis story, mida siis mina enam ei näe. Ära muretse, sa ei ole ainus. Ma ei näe juba eelmist nädalast. Ta näeb pahandus mu peale. Ma võin ette lugeda, mis juhtus siis. Ja kuna ongi, kuna ikkagi me oleme kohe kursis, kui midagi siis ikkagi laivi läheb, kuna te saadate meile need asju, ja meil on ka ilusti olemas ka, mis ta siin ütles. Lihtsalt korraks käiks läbi, vaataks, mis meie omalt poolt nagu suht süke ka semi-live react. Mida me siis arvame sellest asjast? Palju üldse me mõnitasime ka, vaata ja ma ei tea, mis... No, et niimoodi ikkagi naiste rahva kohta ei öelda või niimoodi üldse. Et öelda, et väidate, et nii perfektset asju, tema koostöö asju tegite maha ja värki särki, vaata. Kuigi ma lihtsalt ütlesin ka, et me ei ole perfektsed vennad, vaata, me oleme ka vigu teinud. Ma ei ütle, et me oleme top-läädid, me oleme ka vigu elus teinud, on ju. Aga see vahet selle, vaata. Kuigi mina vabandasin nende inimeste ees, selle 2 noorhärra ees, ma ei ole neid torkinud, ma ei ole nendega soovinud suhelda, ma ei ole nendega kontakti otsinud, siis see, et nad kritiseerivad minu nädalasaadet, see on väga tore, kriitika ühiskonnas ongi lahe. Alustame algusest, vabandas, mille eest? Sinul oli mingi teema temaga, nagu ta ütles, ega ma ei olegi taga väga ammu mitte midagi oma rääkinud, kirjutanud, ta minu arust isegi remove'is mind millegi pärast igalt poolt, ja siis nüüd ma ei olegi kursis olnud. Ma üks päev mõtlesin, et miks mu feed nagu suht rahulik on.
ma sain teada, miks. No ühesõnaga, mulle ta siis vastas lihtsalt niimoodi, et kirjutas mulle pikema teksti, et ta repostis alustuseks minu seda story't, kui ma ütlesin talle, et ta on vestlusõhtul lihtsalt konstantselt laimas mind, rääkis minu kohta lugusid, mida mulle on siis edasi räägitud, mis ei vasta tõele. Nagu näiteks? Ühesõnaga, üks lugu olevat olnud selline, kui mina käin siis sital. Mida vittu, mis algus? Aga mõtle selle peale, et mina ei ole tema nähes kunagi WC-s käinudki. Nii, et kui mina käin siis, kas ma ei tea, kas siis vetsus või... Oh my god, see nii fucking... Olenevalt, mis asi siit tuleb, see on juba hea lugu. Ja mina mitte kunagi pidavat oma käsi pesema. See on üks lugu. Nii, selle kohta siis ja siis ühesõnaga siis repostis seda oma Instagramis ja kirjutas, et aga nõue siis minult ka oma rahva hüvitist, mille kannaksin meileli Tallinna lastekodule bla 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 bla. Ja siis ma lihtsalt vastasin talle naerus smiley'd ja kirjutasin, et sa oled sassis. Mis mul muud üle peal, mis ma siis ütlen talle, siis ta kirjutas. Ja see kindlasti ei ole okei, ma väga vabandan selle eest ning ma pole seda juba aasta aega teinud. Oi, ta juba pole aasta aega mind mõnitanud. Siis on küll, siis on normaalne. Tsiviilasjad aeguvad 3 aastat. Sul on see võimalus, ent ma ei näe, miks peaks kasutama üks endast lugupidav mees ja eeskuju kasutama väljendit, sa oled sassis või ütlema, et nuttan lahti. Kas sa oled minu kodus hetkel ja nägid mu pisareid? Oota, bro, ta gaslightis sind. Ma tean ja ma ärritusin. Aasta aega pole ta midagi enam juba teinud, mis muidugi heastab selle olukorra. Ja ta lisas sinna, et 3 aastat kestab tsiviilhagi, et nõuavad siis mult siis midagi. Jaa, ehk siis see on juba see EOS gaslight, vaata see, et selleks ajaks, kui sina jõuad oma asjadega põhimõtteliselt kohtusse, siis see on juba läbi, vaata. Ta lihtsalt gaslightis sind, et oi, mine kohtusse, vaata. Ja mina siis ütlesin talle, et ära räägi mulle moraalidest, palun. Ja ta küsib, et mida sa soovid täpsemalt minu käest, et ma lõpetaksin kahjustava tegevuse. Olen seda juba 1,5 aastat teinud. Kas avalikust vabandusest piisab? Nüüd on siis juba 1,5 aastat sellest, kui ta on lõpetanud kahjustava tegevuse. 4 aasta. Ja ma lihtsalt kirjutasin talle, et ma soovin, et sa hakkaks normaalseks inimeseks lõpuks. Ja ta kirjutab, et ja ma selgitan, et ma võtsin story maha, sest ma ei soovi reklaamida sellist tegevust. Nagu, ta paneb selle üles, hoiab seda üleval, ta võtab maha ja lõpuks ongi, ta võttis selle minu story maha, mis ta repostis, et kaeba mind kohtusse siis. Ta võttis selle maha. Vabandas siis meie ees, jah? No, jah. Okei, aga võib-olla mul on juba kehv mälu, aga ma ei ole mingit vabandust palunud, mul ei ole mingit vabandust vaja, ma ei taha kellelgi mingit vabandust kuulda, miks ta peaks vabandama esiteks? Ma ei tea, see on nagu selles mõttes on ju kõik nagu armas, aga ta on teinud järjepidevalt oma vestlusõhtutel 1,5 aastat mulle nagu konkreetselt kahju. Ma põhimõtteliselt käin sitaste kätega mööda linna ringi näiteks. Ma olen nii palju suga käppa visanud ka, täiesti on kurb. Ja siis nagu, kuidas need kõik need inimesed, kellele sa oled seda rääkinud, need sajad inimesed, kes on su vestlusõhtul käinud, kuidas ma nagu nendele otsa vaatan, kui nad mind näevad kuskil? Aga sa oled tähele pannud, et keegi sulle käppa ei taha anda või? Kui ma hakkaks mõtlema, äkki ma mõtleks välja midagi, sest et võis olla küll midagi sellist mingi aeg, et selles mõttes me võime edasi liikuda et siis te näete nagu, kuidas inimene nagu tegelikult ei vabanda ja see on lihtsalt lause see nagu vabandab, aga lihtsalt mitte midagi ütlevad selle 2 noorhärra ees ma ei ole neid torkinud, ma ei ole nendega soovinud suhelda, ma ei ole nendega kontakti otsinud siis see aga Kroonika meelelahutuspeol ikka tuli siis minu juurde oli mingi tšau ma nägin ta teebel istub ma ei tea, kas on sees või ole, ma ei ole seda epsi näinud, aga kõndis mööda, mina rääkisin parasega kellegi teisega juttu, kõndis mööda, siis nägi mind seal ja siis tuleb nagu tagasi, vaata ja siis tuli suht lähedal, mõtlesin, mine peales, ma ei jaksa, mitte siin ausalt, tuleb sinna kuskil, umbes jätsin natuke ruumi ikka ja see oli mingi tšau ja kui kaamerat ees vaata, siis ma ütlesin nagu tere, viisakas inimene nagu ma olen ja siis läks minema, õnneks ja ma tegin kusjuures kaamera niimoodi mingi aga ma ei tea, kas see on sees veel ühesõnaga saame näha, aga muidu tõsi, ei ole temaga nagu mingit pistmist olnud, oleme eemal hoidnud nii tema kui ka meie. Ühesõnaga, ma kuuleme edasi. Seerivad minu nädalasaadet, see on väga tore, kriitika ühiskonnas ongi lahe ja see on kõik
täiesti seaduspärane ja naljakas, kui seda tehakse hästi. Küll aga 4 aastat tagasi oli täpselt sama lause. Kui sa teed nalja, tee seda hästi. Aga sa läksid üle piiri. Täpselt, mul on nagu mingi flashback, bro, fucking 4 aastat. 2020 ma istusin kurdi koroona ajal, see fucking, no okei, tegelikult ma ei saa kurta, mul oli majamis päris kena, aga lihtsalt täpselt see sama olukord, kus lihtsalt täpselt sama jutt, täpselt sama mingi pläust, vaata. Lihtsalt tegele sellega nagu identne. Aga mis on lihtsalt äärmiselt kole ja mul on kahju, et noored inimesed vaatavad ja nimetavad niimoodi võib-olla ka oma klassikaaslaseid, sest need inimesed on teles, nad on kuulsad, nad on ägedad. Neil on koostöid. Nimetavad ühte naist persevahehigiks. Ja samamoodi nad kutsuvad üles, et nad teevad merchi ehk siis fännikauba PVH ehk persevahehigi kohta. Jällegi siin on PSA võrdub PVH, seletasime. PSA ei võrdu PVH, see on selge. Siis võiks teha merchi PSH ei võrdu märk ja PVH. Ja nüüd ta kasutab seda lihtsalt nagu meie vastu tegelikult ära, et tuua ennast nagu paremasse valgusesse. Et see ongi, vaata, see case, et see ainuke asi, mille pealt ta nagu sai haarata, ongi see PVH, kus saab natuke vaata vaielda, et et see oligi mulle mõeldud, vaata, ja ma olen nagu nüüd, narivad mind persevahe hiigiks, vaata, et see ongi see ainuke asi, mille pealt nagu sa saad nagu haarata, ja siis sa surudki seda oma vaatajatele peale, ja nagu me teame vahepeal, vaatajad võivad olla suht laisad, kui nad kuulavad, et üks inimene ütles, et nad ütlevad mulle persevahe higi, vaata, või siis vahet ei ole, nad ütlevad mulle, et ma olen värdjas. Siis vaataja kuulen, issand, kui vastikud vennad, vaata. Ja kui palju meil on tegelikult sinuga olnud, vaata, neid vestlusi ka, kus me oleme suht tihti sattume sellistesse nagu argumentidesse võib öelda, et kus on mingid vennad tuleb, miks te nii õelad olete, miks te siuksed, miks te mõnitate inimesi? Ma ütlesin, okei, fair, davai, kui sa nii arvad, aga palun too mulle näide. Kas sa oled nagu kõiki videoid vaadanud, kas sa nagu tead, kuidas see asi käib, no ma ei tea, ma olen kuulnud, vaata, et te mõnitate. Mis me üldse nagu, mida me arutame siin, vaata? Täpselt see sama reakt oli, ainult käsi, mis oli, seal oli see PVH nali, aga muu oli kõik täpselt see, mis tema seal ise tegi. Ma ei leia küll, et see nagu nii-öelda mõnitamine on, see on lihtsalt see, mida nagu inimene ise teeb, kuidas tema meile seda presenteerib, aga perse, ma olen rääkinud seda juttu nii fucking palju, ma isegi viitsi ennast seletada enam. Meil on suva, milline see inimene välja näeb, milline kuradi, ma ei tea, mis on ta välimus, mis on ta kuradi, mis iganes, naha, värv, orientatsioon, täiesti suva. Lihtsalt see, kuidas sina presenteerid meile oma videotes või oma saates iseennast, see on see, mille pealt meie kommenteerime, see on vaataja saab selle pealt sisu. Ja võib-olla tegelikult on see, et kui see tegelikult sellele õigus, me ei ole mitte kunagi läinud selleks, et tahaks öelda kellegi kohta halvasti. Üks asi, mille ees ma võib-olla tahaksin vabandada, on Paul Niitsom, no. Ma ütlesin talle kogemata, ma ei tea, mis ta tegi, ütlesin lihtsalt talle, et ta lihtsalt näeb oma vanuse kohta natuke liiga vana välja. Ja seda ei oleks pidanud tegema, vaata. See ei ole õige, see ei ole fair. Aga lihtsalt see, mis ta on ka eelnevalt meie kohta midagi ja see võib-olla tegi mind rohkem emotsionaalsemaks ja ma tegelikult, no selles, et ma vabandan. Seal ongi, seal vaata jooksevadki need piirid, et kui sina oled mulle öelnud siis mingeid asju, siis ole valmis, et mina võin sulle ka midagi vastu öelda, vaata, ja sa ei saa selle peale solvada, vaata, mingil määral. Kui sina oled otsustanud selle fucking sammu teha, kus sina solvad mind, ütled minu kohta midagi sitasti, mina otsustan, et millal sulle midagi öelda, ja mida ilmselt ma teen natuke isegi kreftisemalt, kreftine suuvärg. Kreftisema suuvärgiga, siis nagu sa ei saa fucking solvada. You fucking started it. Ja nüüd võib-olla mõned ütlevad, et no, et see ei ole õige, et nii ei saa ka vastu teha. Ei saagi võib-olla. Fair, aga see ongi see, kuidas inimesed asju võtavad, kuidas inimesed asju lahendavad. Vahepeal ma ei ütlegi, ma lihtsalt mind ei kotti. Vahepeal, kui midagi on, ma võin vastu öelda. Aga vahepeal oli jälle sama teema, et kui Brigitte sulle et sa oled, et sul on väga suured traumad lapsepõlvest. Sa oled lühike ja sa oled väga vaene. Vaatasin, kus juures käivad 2023. Nii ka juksib seda vaadata. Adreis Vaaki Nool käive räägib hoopis teist juttu. See oli väga huvitav, sest et mis ta ütles, PSA käive räägib teist juttu. PSH OÜ, kuradi käive räägib muud juttu, eks ju.
aga ma ei saa aru, kas nagu, sest ta ei saa aru, et käibel ja kasumil on vahe või? Võiks sellest aru saada. Sest käive võib olla suurt, sa võid mingi 500 000 ka olla, see võib 1 miljon olla. Aga kui see lõpuks ei ole kasumlik, vaata. Okei, tema puhul oli aus, ta sai 60 kilo eelmine aasta, väga tubli, väga hea tulemus, tõesti kiidan, aga nagu sa ei saa väita, et teised on vaesed. Ei saa kahjuks. Kui nagu, ma ei tea, ma ei flexi, aga mul oli rohkem eelmine aasta. No täpselt, ei saa nagu niimoodi. Aga vaata, ma ei räägi sellistest asjadest. Kui te tahate vaadata, palun väga vaadake, ma kunagi ei räägi nagu, ma sain nüüd nii palju selle eest ja ma olen nüüd sellest vennast rikkam ja täis suva, ta võib ka see miljonär olla, ta võib ka 0 euro peal olla, vahet ei ole. See ei määra nagu inimese nagu seda taset. Absoluutselt mitte. See on nagu palju olulisem, kui sa oled algusest lõpuni. Inimesed annavad sulle nagu respektivad seda, mida sa teed ja hindavad seda, et kuule, vau, ta jõudis seda teha, ta sai seda teha, tal on, mis iganes, see kõik ongi ju, seda vaadatakse. Keegi, vähemalt me ei sooviks, et keegi tuleks kellegi rahakotti ja teeks selle põhjal nagu mingisugused suured järeldused, ta on rott ja tal pole midagi või ta on ülirikas, ta on siis mega lahe vend. Nii käi need asjad lihtsalt, vähemalt mitte, ma ei tea minu jaoks. Kuuleme edasi. Kas mina olen nagu liiga kaua olnud kaine ja sellest kõigest eemal, et ma nagu näen, kui vale ja kui kole see on ja mina olen imelik, see on ka võimalik. Siin ei saa jälle, siin väga ettevaatlik oma sõnadega olema, sest ikkagi ilmselt vaatab seda meie juuratudeng ka, aga lihtsalt ongi see, et ma ei tea, kaua ta kaine nüüd olnud, see on siis täna mingi 8. juuli. Minu arust see 1 nädal asi film lõppes mingi 6 aega tagasi, maksimum. Millal see kroonikapidu oli? See oli mai lõpp, midagi sellist, Masso Menos, vaata. Aga nagu kogu aeg väita, et sa oled kaine, kuigi just tuli saade välja, kus mingites epsides öeldi, vaata, ta on pläustis, vaata, just oli mingi kroonikasi, mulle öeldi, et ta seal midagi tegi ja ta lõpetas 2 epsi järjest oli purjus olnud. Ma ei ole seda vaadanud, mina olen kõik oma asjad nagu jätnud selle ausa reakti jaoks, aga ikka inimesed räägivad ja nagu ongi, vaata, et nagu kaua seda kainuse värki surud, et kui sa oled kaine, siis ole kaine, vaata. Võib-olla ta ongi 6 aega nüüd tubli olnud ja on kaine olnud, ma ei tea, inimesed muutuvad, mis iganes. Aga lihtsalt nagu sa ei saa veita, et ma olen nii kaua kaine olnud, kus literaal just tuli saada välja, kus sa olid pläustis. Või siis õigemini sassis eit, nagu ütles mul eile Robin Valting selle peale, kui ma ütlesin, et ma palun vabandust, et ma 1.5 aastat tagasi sinu kohta halvasti ütlesin. Fair. See oli ka gaslight see, et ta vabandas. Sa ütlesid sassis eit või? No kas ma vaatame nüüd üle selle, kas ma ütlesin sassis eit või? Alustuseks ma ei kasutaks mitte kunagi sükst sõna. Ma ütlesin, sa oled sassis. Ja ma ei kirjutanud sassis eit. Sest ma arvan, et sassis nagu sõna eit. No ma ei kasuta. Aga vaata, see on kohe jällegi, et ma olen sassis eit. Bro, tead, mis on probleem? Esiteks ma ütlen, mulle väga meeldib praegu see, mis on teemas. See on väga mõistlik arutelu, ma loodan teile meeldib ka. Aga see ongi see, et kas sa oled kunagi lugenud? Ma tean, tegelikult sul isegi on 48 Laws of Power vist. Mul on olemas. Jah, siuke raamat, Robert Greeni äkki raamat. Ma lugesin seda kunagi 2000 väga ammu juba, ma olin väga suur siuke enesearengu raamatu tausta ja mul tuli see, saad aru, see raamat on insane, nagu see on literally see, et how to manipulate 101, see literally, kui sa loed selle raamatu läbi, sa oled valimismanipulaator, sa oled nagu, see on insane, mis nagu mingid takud ja mingid reeglid ja mingid asjad, vaata, seal on kuidas nagu mingites olukordades inimestega käituda, vaata. Ja nüüd ongi siin see, et mis siin story'st nagu välja nagu lugeda. Raamatupoint oli see, et ma tean, et ta on väga palju flexid sellega, et ta on seda raamat lugeda. Ja mul on tunne, et ta on võib-olla liiga palju seda oma ellu rakendanud, kus ta enam ei mõju nagu väga hästi, vaata. Võtab liiga tõsiselt seda kõike, mis seal on, et proovib seda kogu aeg rakendada. Jah. Okay. Minu nagu enesearengu teega on väga palju sai raamatust alguse väga hästi mõjus ja väga tore oli, nagu vahepeal võtta läheb nagu too much, bro, nagu too much. See on ja kõik, kes on seda raamatut lugenud, ma arvan, te teate, millest ma räägin, aga ühesõnaga, mis siin selles nagu lauses nüüd oli see, et ta ütles, et esiteks ma vabandasin nende ees, mis on nagu see, et kohe vaatajatele sa gaslightid seda, et
mina lasin oma guard down'i, mina olin suurem inimene, ma vabandasin, kuigi mina seda vabandust ei näinud, just saying. Võib-olla ta oleks pidanudki see minu ees vabandab, vahetul, see selleks. Ja nüüd siis ta lisab veel sellele, et sina ütlesid talle nagu hästi solvavalt, sassis 8. Ja mis 8 on väga nagu sükke ikkagi no väga toksik, no. väga toksik lause, mida naisterahva kohta öelda. Ja siis on see jälle, sa vabandasid, väga tubli, siis inimene vaatab, aha, väga tubli, tore, ta nagu on, ta on suurem, parem inimene, ta on suurem inimene, ja siis kui ta ütleb veel, et sassis 8, nii, vaata läheb kohe veel tublisse nii-öelda tema poole, sest et sa ütlesid talle 8, vau, sa oled fucking, sa oled naistevihke. Ma olen naistevihke ja kui sul ongi 122 000 followeri, siis see nagu hunnik inimesi, see hulk inimesi nagu kujutanud ette, mida nad arvavad must. Igal juhul. Nagu mina ütlesin naisterahva kohta sassis 8. See, et ma ütlen lihtsalt sassis, jah, ma võtan selle omaks, sest tihtipeale mulle tundubki, et nii on. Ja see on minu arvamus. Lisada sinna 8, mis ei ole minu öeldud sõna, on nagu päris karm tegelikult. Ja see võib tunduda vaata siuke hästi väike asi, aga see väga palju sa vältingan. Ja jälle vaata inimene kuulab seda, vaatab, ta ei tea, mis võib-olla kontekst on, ta ole näiteks meie videot vaadanud, ta ongi jaos, ma sain väga palju kirju nagu mingisugust ilmselt tema jälgijatele, copy-paste sama jutt, mis tema räägib, vaata. Copy-paste sama jutt. Ma mingi, kurat, mis ma vastan sulle, nagu bro, seda ilmselgelt nad ei tea, vaata, mis te eraldi rääkisite, aga nagu bro, kas või vaata video ära, nagu saa aru, kui sa pärast seda ka nagu oled mingi, et ma ikkagi arvan nii, fair enough, kõikidel oma arvamus. Aga nüüd küsimus see, et kas ma oleksin pidanud tegema kohe, kuna ma nägin seda story't veel, kas ma oleks pidanud tegema siis kohe selle, et ma ei öelnud Brigittele sassis 8, ütlesin sassis, panen screenshoti sellest, et ma ei öelnud, et ta on sassis 8. Nagu, ma ei viitsigi ennast nagu kohe kaitsema asuda või mille eest ma ennast siis kaitsen. Ma nagu ei oska seda absoluutselt teha või võib-olla ma ei tahagi seda teha sisemiselt. Mul ei ole vaja ennast nagu kaitsta selles olukorras, kui jah, ta ütles nagu pani juurde. Lihtsalt kui asi nagu nii suureks on puhutud juba, siis ma räägin nüüd sellest, nii on. Ja ma olen täiesti vabalt nõus rääkima nii nagu on. See ei ole õige. See ei ole reaalselt õige ja ma ei räägi praegu seadustest. Ma räägin praegu, ma ei tea, isiklikust moraalist. Perse vahehigi. Go3 ja Elisa Eesti. Ja selles ongi asi, et ta hakkas praegu ütlema, Elisa Eesti, võtke postil reisisaade käest. Oh my god, nüüd ta kästlaidim neid ka veel, holy fuck bro, oh my god. Mis siis juhtub? Et palun vaadake ikkagi need koostööd üle, vaata. Kas te ikka tahate sellised inimesed, vaata. Väga õige tegelikult. Aga tegelikult suva, et poisid oma tööd väga hästi teevad. Aga ta ütles mulle tegelikult niimoodi. Ja tegelikult Elisa, palun vaadake üle see asi. See ei ole okei. Ja Go3 Elisa vaadake üle. Ja see ongi, vaata nüüd täna vist oli story, kus ta siis ütles, et ta võtab siis Go3 Eesti vaata sihikule, et ma ootan kommentaari, kui minu tööandja vastutav juriidiline isik, kes andis kõnealustele YouTuberitele vastavad õiguses saate sisu kommenteerida. Ootan, et nad mõistaksid kogu avaliku sees sellise ebakohaste väärtushinnangute jagamise, mis iganes naise kohta hukka. Vastasel juhul ei näe ma enam varianti Go3 platvormile sisu toota. Paneb nagu Go3 tanki. Ma ütlen ausalt, meil on Go3-ga väga head suhted. Põhimõtteliselt saab mingi 4 aastat vist või, kus me oleme kõik asjad ette kokku leppinud. Poisid vaadake seda, poisid tehke seda, meie küsime, kui midagi tuleb, kuulge, kas me saame seda vaadata, kohe tuleb kiirelt vastus, ja muidugi no problem, näete, siin on need, pange lingid, nagu ikka selline asi peaks käima. Ja see tuleb meil läbi Leedu. Leedu Eesti kommunikatsioon ja sealt, ja lihtsalt meil on väga head suhted, on ju, Go3 see kuradi pehme pusa, mis iganes see on, kõik mingid valdise mütsid, on ju, et ühesõnaga, meil on väga head suhted ja nüüd lihtsalt ongi see, et kuna ta siis haaras sellest PVH-st kinni, nagu me põhimõtteliselt alandaks naisi, oleks naiste vihkajad, ütleme, et sassi seitan, on ju,
nüüd on siis see, et Go3 te ei tohi, ja ärge laske, te ei tohi lubada enam poistel teha. Sest vastasel juhul ma võib-olla enam teiega koos. Ja jälle, mis see on? See on gaslighting. See on lihtsalt manipulatsioon. Ja, ma ei tea, mis Go3-ga saab, ma ei tea. Võib-olla nüüd ütlevad ärge tehke, võib-olla ütlevad, et tehke. Igal juhul, noh. Aga meie austame it's their choice, et selles mõttes me väga hindame seda, et nad on meil neid asju lubanud, kui ei luba enam ja Susanne siis surub oma selle nii-öelda tahtmise läbi, fair enough, siis on nii, ei ole midagi teha. Kui Elu24 ja Kroonika, nemad lähtuvad ajakirjanduse eetika koodeksist, nad on loodetavasti nagu pädevad ja haritud inimesed, kes teavad, mil määral mida kajastada, ehkki ka nemad teevad vigu. Nad on ikkagi, neil on mingisugune eetikakoodeks ja ma näen siin nagu laiemat ühiskondlikku teemat. Et inimesed, kes võtavad endale meediaplatvormi pädevuse, nad ei ole tegelikult sellel teemal haritud ja see on probleem. Ja jällegi täpselt sama võimalus. Andrei ja Robin, vabandage. Ja ma ei tea, vabandage lihtsalt ja saatke sõnum, et mitte ühtegi naist ei tohi niimoodi kutsuda ja everything is okay ja teema on laualt maas ja võtke edaspidi ka, võtke 2.–3. episood, võtke kõik ette. Jah, ma olen neist nõus, mitte ühtegi naist ei tohiks mitte kunagi kutsuda persevahe higiks ja mitte ühtegi suvalist inimest, mitte ühtegi meest, mitte ühtegi last, mitte kedagi ei tohiks kutsuda persevahe higiks, kui sa mõtled seda halvaga ja sa oled lihtsalt peenis. Me ei ole naisi fucking solvanud, me ei ole, see ongi vaata nii haige jälle, me seletasime seda nalja, aga alati võtta see nalja seletusega, sa mõtled põhimõtteliselt koomik läheb lavale, vaata, teeb mingi nalja ära, keegi ei saa aru, sest sa hakkad või räägid anekdooti, hakkad seda anekdooti seletama. Nagu, see ei olegi enam naljakas, vaata. Ja nüüd ongi, et ta võttis selle nalja, võttis nii isikliku rünnakuna, sest ta nagu näeb, et me saame veel teda 6 korda veel nagu nii-öelda tema asja vaadata ja ta nagu esimesest võimalust haarab kinni, kus meile nagu see pidur peale panna, vaata. Me ei ole naisi solvanud, me ei ole teda solvanud. Vaata ongi see, et mina arvan, mina teda ei solvanud. Aga vaata mina arvan ka, et mina teda ei solvanud. Ja väga palju teised ka, aga see ongi see, et sa võid iga asja peale solvuda. Meil on ka tegelikult sõbranne seal, kes nagu ongi lihtsalt loomult sellised, vaata. Kutid ka, jeez, mõned vennad ajal. Siuksed fucking solvud, ebareaalne. Aga see on lihtsalt, see on inimese iseloom. Seal on midagi teha. Ja tõsõnaga, seda ma ei saa kontrollida, vaata. Ja siis ta ütles, et vabandage. Ja siis on teema. Aga siis nagu, ma olen ta ise ka aru, mis ta nagu tahab või nagu, mis see nagu probleem on, vaata. Et nagu, mille eest ma vabandan? Naisi ma ei solvanud, sind mina enda arvates ei solvanud. Vabandan niisama vabandamise pärast. Ma ei vabanda niisama mitte kunagi, vaata. Kui ma tõesti tunnen, ma olen liiga teinud, siis tuleb see vabandus, vaata. Ja ma arvan, vabandus ei tohigi nagu suvalt välja pildada, vaata. Terveks, kui sa siin seletasid, ma ei tähe küll seda. Ei, no see on nagu ei oska, mitte kuidagi. See on insane, et seda peab seletama ja rääkima. Aga samas, kuna see on teema ja kuna kõik milgivad, siis boys are back and down, nagu me ütlesime, me peame ka milkima. Nii et pluss nagu mõnus on niimoodi istuda, arutada asjadest. Ja mina lähen nüüd magama. Minu isiklik huvi ei ole mitte ühtegi inimest kohtusse kaevata ja täpselt samamoodi nagu Delfi meedia kaebas mind kohtusse, et saata sõnum autoriõigused on austamiseks. Täpselt samamoodi kõik inimesed peaksid enda õiguste eest seisma. Ei, mul ei ole tore nende asjadega tegeleda, aga mida ma saan teha, kui lihtsalt rünnakuid sajab sisse? Mida ma saan teha? Mitte rünnakuid, aga seaduslikke eksimusi. Ma ei pööra mitte kunagi, kallid sõbrad, teist põske, sest et ma ei taha, et ükski minu jälgija pööraks teist põske. Ja mis eeskuju ma siis olen, kui ma ise ei tee oma sõnade järgi? Ja nii jääbki olema kommentaariumis sõnad lits, hoor, need inimesed, ma võtan nad vastutusele päriselt.
ja enne kui ma lähen magama, ma soovin, et Eesti meelelahutusmaastik tõuseks natukene kõrgemale sellest, kus me praegu oleme. Eesti meelelahutusmaastik ongi langenud sinna tasemele, kus ta on väga-väga suures osas tänu sinule. Kus ma eksin või eksi või? Väga tahaks öelda, et sa eksid. Ma ei saa seda teha. Nagu kõik see pläust, see pask, mis on olnud, vaata eelmine aasta mingi see kuradi teema, see aasta on mingi igast asja, vaata. See ongi see, nagu sa oled alati selle asja keskmes ja ei või? Kogu aeg on kellegi mingi teise jamaga mingi teema, mis on nagu, mis ei ole nii-öelda siis kõrgklassi meelelahutus, vaata. Aga samas see on ikkagi meelelahutus, sest inimesed nagu, sa lahutad meelt. Ta ütles, et ta on saanud mitmeid aastaid Eesti mingid top-uudised, Delfi top-uudised ja mingid Kroonika top-uudised. Mis need uudised siis olnud on? Ja mis need on? Kas need pole mitte olnud kõige ülemad draamad, kas need on või kismadena? Kas need on need, kus Brigitte Susanne Võnt tegi nüüd heategevusele mingit asja, ütleme näiteks? Karjäär, käime läbi seal, kas need on top-uudised? Ei ole, need on fucking skandaalid, mida sa ise oled korraldanud. Või siis keegi teine on korraldanud, sa oled selles nagu siis, sisse läinud, vaata. No, ja nüüd me räägime tasemest. See on nagu tase, sõbrad. Millised uudised on loetud, millised teemad on loetud. Me päriselt suudame paremini. Ma usun sellest. Alusta siis kuskilt otsast, palun. No. Me oleme proovinud, me oleme, mis me paneme, 4. aastat proovime teha erinevaid YouTube kanaleid, erinevat sisu. Ära räägi praegu, kui hea. Ei, ma ei räägi, kui hea, me proovime. Me nagu oleme proovinud seda kuidagi käima saada. Ja ta räägib, et me suudame paremalt. Alusta, palun alusta. Ja see alustamine ei ole see, et sa oled mingi igat venda ähvardad fucking kohtuga, vaata. See ei ole see. Alustamine ei ole ka see, et nüüd ma elan enda fit life'i, nüüd ma lõpetan joomise. Kui sa teed seda paar aastat järjest ja sa teed sellest konstantselt inimeste recap, näitad, kuidas see käib, õpetad inimesi, siis ma olen nõus suga, sa teed seda asja paremaks. Fit life, kõik see ongi inspireeriv, see on äge. See on väga inspireeriv. Aga lihtsalt vaata, nii kuidas mulle on tundunud ja võib-olla tegelikult see on case paljude teistega, vaata, see tähendab seda, et kui sa hakkad seda asja share'ima, siis nagu tähelepanu vaata langeb, vaata. Saad aru, see on nagu siuke okei, mõnda see huvitab, mõnda see mitte, enamasti ikkagi inimesi huvitavad draamad, mingid skandaalid, neil on põnev, vaata, enda elust väike siuke distraction, vaata. Et see ongi see, mis põnevaks asja teeb, ja siis kui sa nagu hakkadki seal rääkima mingisugustest fit life'idest ja oma kuredi rukola smootidest ja kuredi mis maniküüris sa käid ja saad aru, mingid siuksed asjad, väga vähesid nagu kotib see, vaata. Mõni osa kindlasti, aga see suurem seltskond kaob ära, vaata. Siis mingi hetk, et sa saadki aru, et ei saa nii elada päris, tegelikult peaks mingi vurri käima panema, vaata. Ei, täpselt, samamoodi, ma annaks nagu Brigitte lihtsalt nagu kõvasti plusspunkti selle eest, et kas või see tema mäng on, igaüks jumala eest, jah. See on nagu asi, mis on nagu inimestel lõbus mängida, kasutatakse ilmselt, ma ei tea, nädalavahetused ja sõbrad saavad kokku, mis iganes. See on nagu pull asi, mida teha, vaata. Kuidas seda müüa, vaata. See ongi teistsugune meelelahutus, vaata. Aga jah, kuidas seda müüa, läbi skandaali ja siis on see, et tavai, minge kasutage, ostke mu mingit asja, vaata. No ja siis lõpuks me suudame paremini. Me suudaks küll paremini. Muidugi, jah. Me suudaks paremini. Ja, kuuleme lõpuni. Ma usun meisse. Ja ju siis olen mina see, kes peab koristama. Ma olen sellega harjunud pidudel. Vähemalt nüüd viimased pool aastat. Muidu ma olin see, kes who made a mess and left. Lol, metafoor. Siis praegu ma olen nõus olema see koristaja, kes lihtsalt viib prügi välja, et maastik saaks puhtaks ja elu oleks ilus. Väga ilusad lõpusõnad tema poolt, aga kas meid nimetati prügiks just või? Jah, ja meid... No ei saa jälle väita, et tema ütles seda meie kohta, ja äkki ta mõtles kedagi teist.
aga oletame, meie võtame seda kui see no ma eeldan, kõik need jutud olid enne meie kohta. No siin on ka meie noorherrad. Kas tema teeks jaanes midagi sellist? Tähesta, et sa meie kohta too. No Taine ütles ka nimetas meid noorherrad. Tähesta, et see story on praegu tema keegi. Ei, point on see, et nagu me oleme prügid, mida tema siis välja. Ja ma nagu selles mõttes, mis ma siin vastu vaidlen, ei pole ole mingi. Ma ei tea, lõpuks on nagu lihtsalt ma saan iga õhtul nagu rahuliku südamega magama minna ja teada, et ma ei ole värdades, ma ei ole kellelegi haiget teinud. Nii lihtne see ongi. Mina nagu magan väga lihtsalt, väga hästi. Ühesõnaga, jah, no selle story lõpetamine, me oleme prügid. Aitäh. Ma olen nüüd üdini solvunud. Sa oled prügid. Hinge põhjan. Ühesõnaga, pärast seda vaeti kõik korradi meedia asjad üles. No meediaga oli jälle see, et mingid artiklid siit-sealt, Õhtuleht oli Facebooki pand nõme nali poisid. Jälle. No. Samamoodi elus ka, vaata. Küsivad mingi kommentaare, panevad uudistesse, et me ütleme talle, et ta ongi nüüd perseva higieene for a fact. Ja siis me küsime, Litale küsisime, kas ise oled videot vaadanud, et kas nagu, mille pealt sa vaata seda nagu praegu ütled või kirjutad. Ai, ma ei ole vaadanud. Nii ei saa asjad käia. Kui sa teed oma fucking tööd, siis vaata kuradi kõik asjad ära. No. Kui sa tahad igat sõna analüüsida, palun väga, vaata. PVH ei võrdu PSA. For fact. Me vastasime oma stories ka tegelikult, et kuna asi läks suht nagu kiirelt läks ükseks tuliseks, vaata, ütleme niimoodi. Ja siis no ikka paned kiire story, kui asi käima läheb, siis lõpuks meie jääme selleks täpselt nendeks naiste vihkajateks ja asjadeks, kui me nagu ei ütle kohe midagi. Aga ühesõnaga me vastasime oma stories selle, et vaadake video üle, see ei ole fucking PSA, ei võrdu PVH ja samas on see, et kurat, et nagu ta on lihtsalt nii palju vaata mingisugused asju on, nii minu kohta, sinu kohta, Pärtelpoega sõimas siis paksuks vaeseks N-tähta, et ühesõnaga lihtsalt see, et sa oled nagu ise nagu kõiki neid asju inimeste kohta öelnud. Ja nüüd me ütleme lihtsalt mingi fucking nalja. Täpselt see oligi see, mis me Reactis ka tegime, vaata, et tema vaata ütleb iga asja, see on nali. No, meil oli ka nali, aga ikka vaja solvuda. Ja ühesõnaga. Ja see nali ei olnud, Andrei, mõeldud tema pihta. Sest sõna PSH lihtsalt võrdub, kui sa ütled kiiresti PVH. Kui sa võtad sealt, et see on sinu pihta, siis no, ma ei tea. No ühesõnaga, ta vaata, on neid asju, see on for a fact, ja siis mul enne nüüd saadeti, kui me videot filmima hakkasime, siis ta oli kas äkki oma subscriberitele, kes maksavad eraldi, oli seal öelda, et ma ütlesin selle Pärtelpoja asja mingi aasta tagasi, vaata. Kui sa aasta aega tagasi ütlesid, oi, siis peaks täitsa ära unustama, vaata. Peaks ära unustama, et ma ei ole see, kes ma olin eile või. Et nüüd on nagu see täitsa valid argument, et see nagu sinu kõik need öeldud asjad on nagu lunastatud. Nagu ta ütles, tsiviilasi kehtib 3 aastat. Ehk siis 2 oleks veel minna. Jah, siis nagu saaks ametlikud ka vaata unustada selle. Aga Andrei, selles mõttes ma tahad sa veel midagi lisada, see lõppu veel? Ei, ma lihtsalt tahtsingi sellega nagu vaikselt nagu lõpetada, et nagu kõik asjad, vaata, mida sa ütled, siis seda tohib öelda, kui keegi teine, ükskõik, kas mina, sina, Pärtekas, Mallukas, kuradi fucking Facebooki kommentaatorid ütlevad, see kohe mingi kohtuga ähvards, mingi pask. Jumal nagu. Ühesõnaga, teeme sanna, Andrei, me oleme valmis ükskõik, kuhu maani minema, kui meie vastu tullakse, me oleme valmis ennast kaitsma. Meie ise jääme täpselt selliseks, nagu me oleme. Ma absoluutselt ei reageeri sellele, et Brigitte mõnitas, alandas mind oma vestlusõhtutel. Ma ei tea, kui palju nüüd inimesed läbi käis, ilmselt 100, kui mitte 1000. Ma ei näe, et ma peaksin kuidagi enda mingisuguseid õigusi saad kuskilt otsima minna, et Brigitte Susannega võidelda. See ei aita nüüd päeval lõpuks mitte kuskile. Damage is done. Paljud inimesed arvavad, et ma olen nüüd naiste vihkaja, pluss keegi kaka all, ma ei pese enda käsi ja kõik, ma ei tea, mida veel. See on üks sitalis ongi selline. Ja Andrei, ma tahtsin öelda, et kui on vaja võidelda, siis võitleme
lõpuni . ma ei taha sulle käppa anda praegu . ma ei käinud kakal . ma ei usalda . ei no lihtsalt nagu mina olen valmis nagu ükskõik . point on see , et ma räägin , ma ei saa sellest asjast nagu endiselt aru , kõik mingid need fucking kuskile mingisugused kohtu case'id nagu mul on suva , keegi ei pea minu ees mitte ühtegi asja vabandama , nagu mina ei pea kellegi ees vabandama , kui ma seda ei tunne , onju . ja see nii lihtne ongi , noh . ma rääkisin tegelikult Paul Kirese podcast'i sellest teemast , noh , sama case , onju . ja nagu mina seda ei mõista , mina seda , isegi kui keegi ütleb mulle ja seda nagunii öeldakse . ma olen kuradi persevest , kuradi värdes . no me oleme nii palju , kohta kõike , kõike , mis vähegi eksisteerib . kui sa igast asjad hakkab välja tegema , no kuule , halloo , sa purjetad kuhugi . tee oma asja ja nii lihtne . ja Paul Keres ütles meile , et kui on abi vaja , siis heellame talle . või ? no Paul Keresele ma arvan väga meeldiks midagi . jah , muidugi , kindlasti . natuke kalliks läks maksma , aga pole hullu , kui me võidame . okei , hüva . see oli siis nii-öelda siis nädala esimese poole kokkuvõte asjadest . see on nagu mingi see asjadest , mis nagu juhtus . mis veel juhtuma hakkab , nädala esimene pool . me ei tea , mis nüüd edasi saab . veel ei ole keegi midagi saatnud . veel ei ole enam mingeid teemasid olnud . Lust segas siin ennast mängu , aga see selleks . Lustiga saime räägitud ja see väga hästi aru lõpuks , noh . väga fair . ja ütles , et tal hakkas Urmas Eero liigselt ka ju , et Urmas Eero on tema õpetaja olnud ja ta on nagu talle eeskujuks . et lihtsalt ma loodan , et kõik on nüüd tegelikult video üle vaadanud ja saavad aru , et päris nii see ei ole . Fair enough , ühesõnaga , me ei tea , mis edasi veel ootab , kui tuleb midagi , ilgime , räägime , ütleme . mis seal ikka , oli tore , loodetavasti vaatate hoolsa pilguga ikkagi seda reacti ka ja meie täname ja tore , et olete meiega . Tšau, poka. Tšau .